tegelikult on küsimus selles, et kuidas need Setomaa vallad säiliksid ühtse ruumina, ühtse alale, olgu ta siis kas või suurema omavalitsus, kas või see Võrumaa omavalitsus, aga sellisel juhul peaks seal olema ikkagi mitte uuesti lõhkuva seal Setomaa juppideks, vaid see visioon oleks ka tähendanud seda, et võib-olla see suur Võru vald on, aga koos siis terve Setomaaga, mitte nii, et pool Setomaast on Põlvamaa ja pool Setomaast on Võrumaa. Nii et see veel kord ütleb seda, et säilitada Setomaa terviklikkust, et see on meie strateegiline valiku võimalus. Kui me nüüd selle välja võtame, jällegi me tegeleme sellega, et ütleme, et ei, kindlasti mitte ei peaks Setomaa vallad koostada. Ja kui nüüd see sõna Seto saab välja võtta, siis jääb, ütleme teiste valdadega, et see väljend jääb liiga ebatäpseks, milliste valdadega, et siin peaks olema nagu konkreetsust. Kui me oma arengukavast neid tugevat soovi, et seda koostööd säilitada, hoida ei näita, siis meil nende erandite taotlemine valitsuse tasandil muutub peaaegu võimatuks, sest ei ole kedagi, kes taotleks. Et siin ei ole küsimus mitte selles, et jätame kõik otsad lahtiseks, vaid pigem on küsimus selles, et kuidas toetada, tugeda senise koostöö jätkamist Setomaa valdade vahel. Kui me viskame välja siit Seto sõna, siis me ikkagi kapituleerume ja ütleme, et Seto valda koostöö tegemine on päris võimatu ja raske. Kui ma väljendaks oma isiklikku arvamust, mis ma juba 2 aastat tagasi avalikult välja on, minu nägemus ja minu ettepanekus kogu Võrumaa rahvale liituda ühiseks tugevaks Võrumaa omavalitsus mõelda suurelt ja hästi kaugele. Rein, 2 oma võimalust kasutada, aitäh. 2 võimalust kasutada, aitäh. Vastavalt kodukorrale, aitäh. Kui ei ole, siis... Muidu me ei jõua mitte kuhugi selle aruteluga. Selle poolt, et jätta välja Merve valla strateegilisest võimalustest liitumine Seto vallaga, mis tugevdab Merve valla rahvusvõimekust. Palun hääletada, kes on selle poolt? Üks poolt vastu, 3 vastu. Mis siis ministeeriumi poolelt vaadates 4 või 3,5 Seto vallast siis saab, kui nad ikkagi võib-olla ei jõua omavahel kokkuleppele, et kas moodustada üks ühine Seto vald või mitte, et kas nad siis tulevikus on pigem 2 maakonnas eraldi või siis ikkagi leitakse mingi moodus, et luua üks ühine Seto omavalitsus, mis oleks siis ka kuuluks ühte maakonda? No, eks kõige rohkem on see võti praegu ikka juba aastaid on olnud Setode enda käes. Ja iseenesest ma arvan, et kui nad tõesti saavutaksid sellise selge üksmeele, et kuidas nad täpselt seda ühte ühist omavalitsust näha tahavad, siis vaevad keegi, ütleme, väljastpoolt väga jõuliselt hakkaks seda neile kuidagi vastu vaidlema või lõhkuma. Aga kuna seda üksmeelt ei näi olevat kuidagi saabunud ega saabumas, siis muidugi on keerulisem. Samas võib öelda ka nii, et ega praegu see, et tegutsetakse 4 erineva omavalitsusena, ei ole neid takistanud, ütleme, Setomaa valdade liidus ja ka nendes erinevates programmides siiski suhteliselt ühiselt toimetamast ja võib-olla, et ma ei ütle, et see hea on, aga et ütleme, see ei ole kindlasti seda identiteeti, ütleme, Setodel või ka näiteks, kui me võtame Kagu-Eesti teist nurka, siis Mulkidel on natuke sama küsimus, et nad on osaliselt Viljandimaa ja osaliselt Valgamaa vahel ära jagunenud ja ajavad ikkagi nagu ühist Mulgi asja, et tingimata võib-olla, ütleme, see administratiivpiir ja kultuuriline see ala, eks ole, et kui nad ka üks-üheselt kokku ei lange, et äkki see nüüd väga suur õnnetus tegelikus elus ka alati ei ole. Kindlasti, ütleme, siin on see kultuuriline eripära, siin on teatud kauguskeskustest, mis võib arvesse tulla ja kindlasti kas või piiriäärsus, et see kõik kokku võib tõepoolest anda nagu põhjust, ütleme, põhjendatud erandiks, aga tegelikult peavad ka need elanikud ise nagu endalt küsima, et kas see erandi küsimine tegelikult üldse nende enda huvides nii väga on. Et siin on nagu jälle see teine loogika, et võib-olla tõepoolest, et kui see
ala on nagu juba kokku kasvanud mingisuguse laiema piirkonnaga natuke teises suunas, et siis võib-olla isegi ei ole sel erandil nii-öelda väga suurt vajadust, vaid pigem näiteks selle ühise natuke suurema omavalitsuse sees tuleb saavutada selline sisemine demokraatia ja ütleme, sisemine oma kogukonna huvide nagu arvestamine, et tegelikult ei ole vahet, et ta natuke suurem on, sest jälle mingeid teisi asju on jälle võib-olla suuremas koosluses koos parem teha.